10. klassis siis, sest meil hetkel muid ei ole. Olen 17-aastane, kui teid peaks huvitama ja rohkem mul vist ei olegi öelda. Ja mina räägin teile siis noorte perspektiivist, maailmaharidusest. Täpsemalt siis noore perspektiivist. Nii, ma kõigepealt tutvustan, et kuidas me seda maailmaharidust siin Bergis täpsemalt teeme, et teile siis veidi konteksti luua. Meil on seda kokku siin õppeainena, ta on meil kohustuslik õppeaine. Kokku on 3 kursust siis läbi 10. klassi. Edaspidi meil seda eraldi ainena ei ole, kuigi ta on siis lõimitud teistesse ainetesse. Aga hetkel ta on meil eraldi tund ja kokku on siis 60 õppetundi, mis on 70 minutit pikad. Võite ise matemaatikat teha, et kui mitu ööpäeva me seda siis kokku õpime. Ja me nimetame seda ka suurte väljakutsete lahendamiseks, et nagu te võib-olla mäletate, direktor Indreku kõnest ta ütles, et meie kooli fookus on siin, see oligi nüüd suurte ühiskondlike probleemide lahendamine. Et siis maailmaharidus ongi väga pergilik asi. Keskendub siis sellistele teemadele nagu demokraatia ja keskkond, meil on meil hästi tähtsad, ja tundides me teeme siis igasuguseid erinevaid asju, näiteks filmid, lugemine, igasugu uurimused, igasugu iseseisvad tööd, aga ka grupiprojektid, need on meil need kõige suuremad asjad siis. 3 trimestri vältel, mis meil siin siis olid, esimene trimester oli see rohkem demokraatia teemaline, siis meil ei olnud nii tohutult suurt grupiprojekti, see olid pigem väiksemad, aga edaspidi tulid siis teises trimestris kodanikuühiskonna teemaline ja 3. trimestris nurjatute probleemide teemalised grupiprojektid. Ja see kokkuvõttev sõnum selle kohta ongi siis, et kõigil on siin mõju. Aga teid võib-olla tekitab segadust, et mis need nurjatud probleemid on. Ma siis kiiresti mainin ära. Siin on ilus skeem välja toodud, et tavaline probleem selline ja nurjatud probleem umbes selline. Et ongi tavaline probleem on, et sul on näiteks kõht tühi või et sul on pala. See on lihtne lahendus, sul on kindel asi, sa lähed võtad süüa või lähed õue, midagi sellist. Saad lahendatud ja midagi muud ei olegi. Aga nurjatud probleemid, see on, et lahendust ei olegi praktiliselt või siis kui on mingi asi, mida sa saad teha, et seda parandada, siis sellega tekib aina uusi probleeme juurde ja see ongi siuke lõpmatu kamma ja et ei saagi midagi teha. Ja need on meil kõige suuremad tähtsamad probleemid, sest need valdavad tervet ühiskonda, need puudutavad tegelikult kõiki ja need on lihtsalt niivõrd suured ja rasked, et me peame neile keskenduma. Nii, aga nüüd siis maailmaharidus Bergis, aga nagu rohkem päriselt, õpilase vaates siis. Et üks hea sõna, mis mul kohe tuli selle kohta, oli, et see on nagu reaalsuskontroll. Et kohe algusest peale, alguses on veidi segane, ei saa aru, et mis see kõik on, et miks me õpime seda, mis aine see on, varem pole kuulnudki, et tulin siia gümnaasiumisse, nüüd on mingi imelik asi, mingi maailmaharidus, okei, äkki see on mingi ühiskond, ei ole päris. Et ongi siuke asi, mis lähed tundi ja siis see lööb sul otse näkku, et maailmas toimuvad sellised suured asjad, suured nurjatud probleemid ja sa õpid neist ja sa hakkad aru saama veidi, et mis värk kõik on ja siis sa saad aru, et veits ongi nagu maailm ebavõrdne ja igal pool ongi igasugu raskuseid ja ei olegi kõik lust ja lillepidu, et ma tõin siin paralleeliks ka, et see on veidi nagu matemaatika, kohutavalt raske, kellelegi, mitte et nüüd maailmaharidus jube oleks, aga et raske asi, mida õppida, raske asi, mida teha. See on hästi suur töö, aga sellel on veel suurem auhind, kui sa lõpuks saad oma matemaatika selgeks, kui sa saad kõik need õhtud ära õpitud, kui sa saad selle ühe kontrolltöö tehtud ja sul tuleb see hinne, et 50% sain läbi, siis on jumala hea tunne. Ja maailmaharidus on kas selle sarnane, siin meil küll selliseid kontrolltöid kui nii siis ei ole, aga veidi sarnane on ta ikka, et peab õppima, peab tegema tööd ja siis sellega tuleb ka suur auhind. Ja ongi raske ja vahel peabki olema raske, kõik ei saa olla lihtne. Nii, aga ma räägin teile siis veidi, et mida meie, nii-öelda siis mina ja minu erinevad grupiliikmed oleme ette võtnud siin koolis projektide raames siis, nagu ma ütlesin, esimesel trimestril mingit suuremat asja ei olnud, aga teisel trimestril me tegime ühe uhke petitsiooni ja nüüd siis just hiljuti 3. trimestril tegime putukahotellid. Esiteks siis petitsioonist, see on seal minu postitatud, see on rahvaalgatus.ee leheküljel, ma panin teile QR-koodi ka, ehk kutsun veidi allkirjastama teid. Et see on küll suunatud Riigikogule, siis ta peaks saama 1000 allkirja kokku, et sinna minna. Hetkel on seal neid veidi vähem,
et võib-olla jõuab, võib-olla ei jõua, eks vaatame, kuidas läheb. Aga petitsioon on siis selline, et ettepanek tuua maailmaharidus igasse Eesti kooli, sest et noh, juba poole õppeaasta peal ma olin niisugune maailmahariduse nohik, nii inspireeritud, et ma mõtlesin, et oi kui äge, et teeme sellise petitsiooni, et seda maailmaharidust peaks tooma nagu igasse Eesti kooli kohe. Ja siis seal ongi umbes need teemad, millest see räägib, et mida see maailmaharidust endast kujutab, seal on niisugune lühike tutvustus, miks noored seda just tahavad ja kuidas seda nii-öelda kohustuslikuks teha, või täpsemalt, kuidas seda tuua koolidesse erinevatel viisidel. Aga mina nii täpselt nendest ei räägi. Aga te saate kõigist sellest lugeda, petitsioonist täpsemalt. Ja ma väga loodan, et te äkki allkirjastate. Nii, aga siis teine projekt olid meil putukahotellid. Need, kes käisid meiega siin majatuuril, nägite juba õues, ma veidi rääkisin teile meie kõige suuremast putukahotellist, mis on see vasakpoolne. Et see on meil Bergi hoovis ilusasti ja neid on kokku 4 tükki siis. Seal on paar väiksemat bitti ka siin Põhja-Tallinnas. Et see oligi niisugune suurem töö, et esiteks pidime kuidagi idee välja mõtlema, see oli okei, putukahotellid, aga kuidas me teeme neid, on ju. Siis ühel grupi liikmel olid ilusasti maal olemas hästi palju materjalid, et see ongi kõik tehtud olemasolevatest materjalidest, enamus on nagu näha sammal ja käbid maast korjatud, on ju, see on lihtsam, aga puit oli kah meil õnneks juba olemas ja kruvid ja tööriistad ja nii, et ainuke asi, mis me pidime ostma selle jaoks, oli see võre, mis seal kõige ees on. Ehk siis keskendusime palju sellele, et oleks nii-öelda taaskasutatud materjalid. Ja siis tuligi kokku neid 4 tükki, need 3 on väiksemad, viisime nad linna peale laiali, millega aitas meid näiteks keemiaõpetaja oma autoga. Ja neil on kõrval ka need infotahvlid, mis oli siis minu suurem töö, need infotahvlid koostada. Ja see on selle jaoks, et kõik möödaminejad, kõik, kes töötavad kas või nendes kogukonnaaedades või kes käivad nendes igapäevaselt või lihtsalt inimesed, kes lähevad mööda ja näevad neid ja neid huvitab, et mis asi see on, miks see siin on. Et siis nad saavad lugeda täpsemalt selle kohta, seal on veidi sellest, et kes me oleme ja seal on sellest, et miks on putukahotelle üldse vaja ja mida nad kujutavad endast ja nii. Et siis niisugune vahva projekt ja see on ainult üks näide väga paljudest, et võib-olla kui te olete täna maja peal ringi käinud, siis siin on näha, on üleval igal pool plakatid kõikide meie õpilaste projektidest siis, millelt saab kindlasti veidi lugeda ka, aga meil oli just siin teisipäeval suur maailmahariduse laad, kus kõik tutvustasidki neid. Et väga uhke värk igatahes, kokku tuli meil siis vist 110 projekti praegusel trimestril, pluss siis ka eelmise trimestri projektid, ma ei oska täpselt öelda, et palju neid kokku on tulnud, aga no ikka päris palju. Nii. Nüüd läheme siis veidi veel personaalsemaks, et mida mina olen kõike siis õppinud ja tundnud. Et räägime kõigepealt sellest õppimise osast. Ma arvan, et see kõige märkimisväärsem siis on see koostööoskus. Et kui mult küsitakse, et mis see maailmaharidus on nagu andnud, siis see turgatab nagu esimese asjana pähe. Et kuna siin peabki tegelema erinevate inimestega ja tulema toime võib-olla mõndadega, kes ei taha sinuga alati koostööd teha või kes on veidi põikpäisemad ja siis peab neid kas ärgitama või siis peab ise kontakteeruma erinevate inimestega, mõtlema välja, kuidas teha mingeid asju ära, mida sina ei oska võib-olla teha, aga teine oskaks. Ja sellest tuleb kõik see koostöö ja see on kindlasti, ma ütleksin, et väga palju arendanud minu puhul seda. Sealhulgas ka siis see tööülesannete jagamine, et kuidas, kui meil oli just nende putukahotellidega ka, meil oli 4. grupp, on ju, siis pidime ju kuidagi selle suure töö, me pidime seal palju uurimist ka tegema ja nii. Palju telgitaguseid asju nii-öelda, et pidime kuidagi need ülesanded ära jagama, et oleks üleüldse hoomatav see terve asi. Ja saime väga ilusasti jagatud niimoodi, näiteks mina uurisin rohkem, tegin selle infotahvli, härra Kevin Gerret-Terras ehitas meile need putukahotellid, et tema ei olnud nii aldis seda kõike uurima ja niimoodi kirjutama, aga tal on väga kuldsed käed ja siis tema sai ehitada. Nii et sealt tuli ka see välja, et kõigil on võimalus midagi teha. Isegi kui algul tundub veidi vastuoluline. Ja muidugi sellega on väga tähtis samm-sammult tegutsemine, et kui ongi nii suur ja hiiglaslik töö, mis algul tundub nagu jube hirmus, et okei, me peame mingi teooria osa tegema ja mingi kavandi ja mingi 10 lehekülge kirjutama ja uurima seda, et kuidas me kõike seda teeme ja veel, mis meil oli 6 aega siis vist seda kõike teha. Et kuidas me küll hakkama saame, siis tulebki nagu sammudeks jagada see mingiteks etappideks ja siis hakata ükshaaval võtma neid.
et üks asi korraga, üks päev korraga, üks tegu korraga. Ja sellega saabki, vaikselt saab valmis see. Kõigepealt teed ühe asja ära ja siis ta veereb aina edasi ja edasi. Ja selle sama koostöö alla läheb veidi see suuremate inimeste kaasamine ja abi palumine. Et mida ma mõtlen nendest suuremate inimeste all on siis mitte ainult nagu täiskasvanud või nii, aga just need inimesed või organisatsioonid, kes algul tunduvad niivõrd nagu hirmsad või kauged meist. Et näiteks selle petitsiooniga ma rääkisin oma maailmahariduse õpetaja Tiinaga, et kuidas küsida nõu või nii. Ja siis ta andis meile kohe ühe MTÜ Mondo kalli liikme kontakti ja siis ütles, et kirjutage, küsige ise neilt abi. Siis ma mõtlesin, et okei, et varem pole sellist asja teinud, ei julge väga, vist mingi pool tundi kirjutasin seda esimest lühikest meili sinna, isegi kauem vist. Ja mõtlesin, et okei, kas ta üldse vastab, kas ta üldse hoolib, kas teda üldse huvitab, on ju. Aga siis ikka vastas ja nüüd meil on Mariaga olnud väga hea koostöö, kõik on, et jäime rääkima ja suhtlema ja nüüd tänu temale ma olen ka siin täna. Ja peale sellega siis näiteks Põhja-Tallinna linnaosa valitsus on ju Putuka hotellide osas, kellele ma kirjutasin, kõik need kogukonna aiad, kellega siis kontaktisikutele pidime kirjutama ja nii edasi. Et see nagu teeb nii palju hoomatavamaks seda, et kõik need inimesed, kes töötavad, siis näiteks linnavalitsuses või niimoodi kõrgemates positsioonides kui lihtsalt mingi 17-aastane õpilane on ju, et ka nemad on lihtsalt inimesed ja et ka nendega võib lihtsalt rääkida, nad ei ole midagi hirmsad, nad ei hammusta. Et see tundub nagu absurdne, aga tegelikult veidi ongi. Ja siis õppinud ka seda, et kuidas teha neid petitsioone ja Putuka hotelle. Varem ma vist arvasingi, et ei ole ju võimalik, et iga inimene saab lihtsalt minna rahvaalgatuse lehele ja postitada sinna midagi. Aga saab, täitsa võimalik. Aga nendest tunnetest siis lähemalt, nüüd läheb veidi veel personaalsemaks, et see mõjuvõimsus on see number 1 asi. Et päriselt ka, et minul saab olla selline mõju, see on samuti absurdne, et nagu täiesti uskumatu, et mingid õpilased, mingi grupp saab tulla kokku mingi 3-4 venda ja siis nad saavad korda saata midagi nii suurt, mis nagu päriselt mõjutab teisi inimesi ja mõjutab kogukonda ja linna kas või. Ja et see mõju jääb nagu püsima ka. See on lihtsalt super ja siis see teostusvõime ka, et noored oskavad ka, et päriselt. Et nagu varem tundus uskumatu, kui ma oleksin näiteks põhikoolis näinud kõiki neid projekte või neid asju, mis siin meie õpilased on teinud, kaasa arvatud, mida mina olen teinud, siis ma ei oleks vist elu sees uskunud, et nagu päriselt see on nagu mina mingi 2 aasta pärast. Et see on täiesti võimas tunne. Ja sellega kaasneb ka see tahe algatada üldse ja tahe ära teha. Et samamoodi, et kui sa juba alustad millegi tegemist, siis see tunne aina kasvab, sa tahad aina rohkem teha. Nagu päriselt võib-olla see on ainult mina, et ma olen siuke nohik, aga ma mõtlen, et ma suvel pean ise ka mingi asja algatama ja ära tegema. Nii, mis meil siit edasi tuleb. Mis nii-öelda päriselt muutunud on veidi veel siis minu tunnetest. Et mul tuli siin üks nagu mälestus sellega, ma ei mäleta täpselt, millal see oli, aga vist esimest korda, kui ma mingi projekti olime ära teinud ja siis jällegi minu õpetaja Tiina ütles mulle, et Teelia, et sul on päriselt mõju olnud, et sa oled päriselt mõjutanud teisi inimesi. Ja siis mul nagu, kuidagi nagu võttis nagu hetk, et see mul ära laeks ajus. Et siis see jäigi nagu sinna seedima ja siis ma mõtlesin sellele pikalt ja see on nagu nii vaimustav tunne, et päriselt mingi asi, mida mina saan oma kätega teha, mida mina saan lihtsalt maha istuda ja ära teha, et sellel on mõju, sellel on reaalne mõju teistele inimestele. See on nagu absoluutselt võimas. Ja siis on see silmaring, et palju avaram, ma arvan, seda te võite ise ka arvata. Et muidugi see suhtlus kõikide nende teiste inimeste organisatsioonidega, sellest tuleneb see. Ja kõik need asjad, mida me õpime maailmahariduses, kõik need, mida me ära peame tegema, alguses peab muidugi veidike sundima ka, aga kui saab tehtud, siis silmaring on tõesti avaram. Ja siis see, et ma mõtlen, hoolin aina rohkem. Et varem oli võib-olla, et sa tead, et kuskil mingi väikeriikides või kusagil seal lõuna pool toimuvad mingid asjad, et kuskil on mingi näljahäda, kuskil on õiguste probleemid, aga sa ei mõtle neile väga, sa ei, ütleme siis nii-öelda põhikooli eas. Aga see maailmaharidus, seda õppides, seda
siis kui õpetaja päriselt räägib sulle, ta tutvustab sulle, ta toob sulle nagu lähedale kõik need teemad niimoodi nagu käega katsutavaks, et me ise peame uurima siis neid või siis, et me vaatame just filme või et me loeme mingeid tekste nende kohta, mingeid artikleid, arutleme neid reaalseid asju, mis toimuvad, siis see paneb sind nagu aina rohkem mõtlema ja siis sa mõtled, et okei, ongi kuskil mingi näljahäda näiteks ja see ongi reaalne probleem, aga et siis sa sellest tulenevalt ka hoolid aina rohkem. Sa mõtled, et okei, et kui see probleem on, siis kas me ei peaks siis midagi tegema? Muidugi peaks ju. Ja sellest tuleb see hoolivus ka. Ja mis ma olen siis nagu mõistnud, mis oli tegelikult ennem ka, aga maailmaharidus lihtsalt jällegi aitas mul mõista seda, et mul on tõesti lõputud võimalused tegutsemiseks. Et nii palju asju saab ära teha, nii palju asju saab korda saada, kõik on nagu tänapäeval eriti selles tehnoloogia maailmas, kõik on nagu ühe nupuvajutuse kaugusel. Et päriselt ka selliseid suuri asju saab korda saata, mida võib-olla 10-20 aastat tagasi ei oleks keegi ette kujutanud või rohkemgi ja nii. Nii, mis siis veel? Et miks see siis noortele nagu tähtis on või nagu üldse tulevikuks? Lühidalt saab öelda, et noored ongi tulevik. See on ju enesest mõistetav. Me kasvame üles, siis meie oleme uus generatsioon ja kõik tegelikult oleneb meist. Kõik need praegused poliitikud lähevad pensionile ja keegi peab ju ometi asemele tulema. See on ju meie. Ja mis see maailmaharidus, kuidas see aitab, see annab meile selle enesekindluse ja selle üleüldse selle teadlikkuse, et maailma on võimalik muuta. See annab lisaks annab meile veel need teadmised ja põhjused ja siis nii-öelda need tööriistad, et me oskaksime maailma muuta. Ja lisaks sellele kõigele see annab ka võib-olla mitte kõigile ja võib-olla osadele vähem, osadele rohkem, aga see annab selle kohusetunde, et maailma on vaja muuta. Et me peame midagi tegema, sest meie oleme tulevik, meie hakkame millalgi seda kogu riiki kas või juhtima, hakkame tegema asju, mis päriselt mõjutavad teisi ja me peame seda tegema, sest et kes muu kui mitte meie. Nii. Ja siis viimaks veel veidi sellest kohalikust tasandist, et mis on siin lähiümbruses meil siis positiivselt muutunud. Ma panin sinna ühe pildi meie kooli kirbuturust, mis meil just oli ka samuti selle nädalal, see oli ka maailmahariduse projekt mõnel teisel klassil siis, et nad tegidki kirbuturu kooli peale, kutsusid õpilasi enda vanu riideid müüma, mina olin ka seal ja oligi siuke väike vahva turg meil terve see pikk vahetund. Päris lõbus oli, õpilased müüsid, mõned ostsid, said uusi riideid ja siis suurem enamus kõigist riietest, mis jäid alles, läksid annetusse. Nii. Ja sellest tulebki see, et õpilaste projektid ja see aktiivne tegutsemine, see toobki rohkem kasu kodanikuühiskonnale. Et kindlasti saab öelda, et kõik need õpilased, kes meil siin on, et ilma selle maailmahariduse tunnita nad ei oleks ise ilmselt midagi suuremat teinud, midagi sellist teinud. Võib-olla nad ei oleks tulnud selle peale, võib-olla nad ei oleks tahtnud, ei oleks viitsinud, aga see, et meil on see tund ja see, et see veidi nagu sunnib neid, otseses mõttes sunnib neid, tegema siis selliseid projekte ja asju, et see tõesti toob seda kasu, sest et nagu ma ütlesin, meil on vähemalt 150, võib-olla isegi kuni 200 õpilasprojekti tehtud selle õppeaasta jooksul ja see on ainult meie lend. Järgmine aasta tuleb uus lend ja nad teevad uuesti seda kõike ja siis tuleb uus lend ja nad teevad uuesti seda kõike ja võib-olla vahepeal jõuab maailmaharidus ka teistesse koolidesse ja siis teevad teised õpilased neid. Et mõelge, kui tohutult palju neid projekte ja kui tohutult suur see mõjupiirkond on. Et see tõesti kasvab, nagu seal on öeldud. Ja see, et me kaasamegi selle läbi, et just gümnaasiumieas noori kogukonna ellu ja nii-öelda siis suurematesse asjaajamistesse, et see jällegi kinnitab siis noortele, annab neile need tööriistad, et kuidas mingeid asju teha ja annab neile selle kohusetunde, et seda on vaja teha ja et seda peab tegema. Ja muidugi see oskus suuri väljakutseid lahendada, mida me siin Bergis eriti õpime ja siis see, et üleüldse kõik need suured veidi hirmsad globaalsed probleemid, mis igal pool toimuvad, siis mingid asjad, mis võib-olla väiksena teadsid ka, et kusagil on naistel on õigustega probleemid või siis on sellised laadsed asjad, et sellised suured probleemid, mis toimuvad kusagil mujal, mis on tohutult suured, et need tuuakse meile veidi lähemale, et me saame neid käega katsuda, et me saame nagu näha, mis see on ja me saame nendest aru, me mõistame neid ja siis me hakkame neile mõtlema ja mõistma ja neist hoolima aina rohkem. Nii, tänan kuulamast.